Suur tänu teile kõigile. Ma tõepoolest tahaksingi alustada veel kord tänades kõiki meie erakonna liikmeid ja loomulikult kõiki meie toetajaid, meie poolt valinud inimesi selle usalduse ja toetuse eest, mida me tundsime möödunud aastal ja tegelikult möödunud 1,5 aastal, kui me oleme pidanud maha 3 valimised. Ja selle 3 valimiste tulemusel oleme me muutunud tugevaks organisatsiooniks, millel on väga korralik rohujuure tasand ja just sellest rohujuure tasandist peame megi ka tulevikus ammutama jõudu, et meie praegune fraktsioon Riigikogus kasvaks 7 liikmelt vähemalt 25-30-liseks. See, kus me täna oleme, see oligi meie eesmärk ja sellega me oleme rahul. Kui me defineerisime ennem Riigikogu valimiste kampaania algust, mis on meie eesmärk, siis oligi meie eesmärk saada Riigikogusse sisse ja saada sisse niimoodi, et me ületaksime rahulikult 5% künnise. Me oleme oma eesmärgi ilusti täitnud, me võime olla sellega rahul. Tänu teile, ma veel kord tänan siiralt ja südamest. Aga see ei ole tulemus, mille juurde me võime jääda, see ei ole olukord, millega me võime lõputult rahul olla. Nüüd on vaja seada endale uued ambitsioonikad sihid ja need sihid tõesti on meie erakonna viimine nii suureks fraktsiooniks tulevikus, et me hakkame moodustama valitsust. Palju tahad, vähe saad, nagu Eestis öeldakse, vähe tahad üldse ei saa. Kuni sinnamaani on meie fraktsioon siiski praeguses Riigikogus kõige väiksem, 7 samuraid või 7 vaprat, kuidas me ennast iganes nimetame. Aga selle eest julgen teile juba esimeste nädalate järel kinnitada kõige südikam seltskond Riigikogus. Tuleb kindlasti alla kriipsutada seda sama, mida juba Mart ütles oma kõnes, fraktsioon ei saa olla erakonna peamine tegutsemis-, toimimis- ja elamiskoht. Fraktsioon täidab käsku. Fraktsioon täidab kongressi, volikogu, juhatuse ja programmis kirja pandud eesmärkidega paika pandud käsku. Meie viime ellu meie erakonna poliitikat ja meie valijatele antud lubadusi lihtsalt seadusandlikul tasandil. Põhimõtteliselt samal moel, nagu igas omavalitsuses, iga omavalitsuse volikogus tegutsevad inimesed viivad ellu erakonna poliitikat oma kohalikus elus. Sest me peame aru saama, meie jõud seisnebki selles, et meie oleme rahvaga ühel poolel. Kui meil on praegu Riigikogus koalitsioon ja opositsioon ja me kuulume opositsiooni, siis tuleb veel eraldi rõhutada, et ka opositsiooni hulgas on olemas väike omaette seltskond ja see on rahvuslik opositsioon. Meie olemegi see rahvuslik opositsioon praegu Eestis. Ühtlasi on meil mandaat, mis kohustab. Meie mandaat oli kirjas, või see mandaat, mille me saime, oli kirjas meie valimisplatvormis, on aeg. See oli, julgen kõigile öelda, olen selles veendumusest tänase päevani, kõige parem valimisplatvorm üldse nendel valimistel. Ärme lase ennast heidutada sellest, et me saime väiksema mandaadi või väiksema häälte arvu, kui said teised erakonnad. Me olime uued tulijad, tundmatud tegijad, meid on vaja läbi testida ja juba on testitud kõvasti. See ei muuda asjaolu, et meie plaan Eestile on kõige parem plaan Eestile. Sest et tuleb aru saada sellest, et kuigi me kritiseerime väga teravalt praegust valitsust ja praegust valitsusplatvormi, siis see ei ole lihtsalt lahmiv kriitika. Meil on asemele pakkuda midagi palju paremat. See palju paremat kindlasti joonistub välja ka homsel meeleavaldusel Toompeal, kus me protestime praeguse valitsuse maksutõusupoliitika vastu. Tuleb rõhutada, et praegune valitsus alustab valitsemist valega. Mitte ükski valitsuspartei ei lubanud maksutõuse. Kõik rääkisid oma ilusate lubaduste katte kohta küsides, et see raha on olemas, see tuleb majanduskasvust, see tuleb kokkuhoiust ja maksutõusu ei lubatud. Nüüd alustatakse järelikult valega ja me peame selle vastu protestima.
Aga probleem ei ole ainult selles, et valetamine jätkub, probleem on ka selles, et see plaan, mis Eestile on välja pakutud praeguselt valitsuselt, on risti vastupidine meie platvormile. See tõstab makse, meie soovisime langetada makse, see suurendab bürokraatiat, juurde on loodud uusi ministrikohti, meie soovisime vähendada bürokraatiat. Lisaks sellele loomulikult välissuhted, lisaks sellele loomulikult igasugune visiooni puudumine, mida tegelikult vaja oleks või kuidas lahendada demograafilist kriisi. Lihtsalt raha külvamine ei ole lahendus. Ka välja pakutud, väga hägune küll seniajani välja pakutud haldusreform ei ole tegelikult mitte mingi haldusreform, vaid on omavalitsuste ja regionaalpoliitika probleemile lõpplahenduse pakkumine läbi omavalitsuste likvideerimise täielikult ja lõplikult. Selle kõigega ei saa nõus olla. Me ei saa nõus olla sellega, et järgmised 4 aastat niimoodi Eestit valitsetaksegi. Need on kaotatud 4 aastat, mille Eesti rahvas võtab kogu aeg sisse kahju. Me ei saa sellega nõus olla ja meie fraktsiooni siis püstitatud eesmärk on kukutada praegune valitsus nii pea kui võimalik. Ja selle tõttu tuleb ka aru saada, miks on, meilt on tihtilugu ka küsitud, et kuidas ikkagi konservatiivne rahvaerakond on meedias kogu aeg pahandustega. See on vaatevinkli küsimus ja raamistamise, teema raamistamise küsimus, aga õige vastus asjale on selline. Meie läksime Toompea koridore tuulutama. Meie ei läinud Toompeale muganduma. Me tahame päriselt muuta seda, kuidas Eestit valitsetakse ja mida selle valitsemise tagajärjel juhtuma hakkab. Järelikult, ja arvestades seda, et me oleme väike fraktsioon, me peame olema teistest teravamad. Järelikult, aeg-ajalt tuleb ka võidelda. Järelikult need reeglid, mis seal siiamaani on kehtinud, ei ole meile kohustuslikud, sest et need reeglid ei näe kunagi ette meile edu saavutamist. Me oleme nüüd Toompeal, me toome oma reeglid ja Reformierakond hakaku harjuma. Hea näide selle kohta on tõepoolest meie traditsioonilise perekonna kaitseks moodustatud grupp, kust meist üritati jõuga üle joosta, appelleerides tavadele ja demokraatlikele reeglitele, kusjuures me saame ju kõik aru, et seda oli tehtud halvas tahtes ja reegleid ettekäändeks tuues. See, mida tehti, oli tavatu, mitte kunagi ei ole juhtunud Toompeal seda, et Eesti toidugruppi üritatakse vallutada inimeste poolt, kes pooldavad näiteks Soome või Läti toitu või et Pärnumaa toetusgruppi ujutavad üle virumaalased ja harjumaalased. See oli tavatu. Järelikult ärge rääkige meile tavadest. Nii et kokkuvõttes meil on võtnud natukene aega, et oma uue olukorraga harjuda, võtnud pisut aega, et saada oma töö käima, aga me oleme täis tahet, indu ja valmidust võitluseks ning ma julgen teile lubada, et igav ei hakka ja meie seisukohad kogu aeg kõlavad. Ma tänan teid veel kord selle toetuse eest ja teie toetusega me läheme edasi palju suurema tuleviku poole. Tänan!